on siukest äkki üldse mõtet mind reisida? Ei sõltub, kes small blind on. No see on mingi banaan. Mingi random. Banaan, kes nagu sisse tahab panna hästi palju, siis ma foldiks. Ma ei tea, mina ei tea, kes ta on. No las ta olla. Ei no fine muidugi. Nii. See bet. Muidugi. All. Nii, nüüd ma mõtlesin, kas panna edasi või mitte. Ma arvatavasti panin. Niimoodi. Kui ma seeks, ma teeks suuremalt. Sellepärast, et nüüd ma tahan... 10 X-ida nagu nii... No tõeks 6 X-ilt maha saada. Nüüd ma lihtsalt teeks juba sellepärast, et ma oleks valmis nagu osasid riverid jammima ja enda käed võtiks keerama. Et mitte nagu petiks sellepärast, et nagu protectida, et ei, mul oli ka kuradi see plaan, et ma nagu ikkagi tahan siin mingi mörge, on see merchimine või mergemine või midagi. Ma ei tea, ma pole siukseid kontsepte endale selgeks teinud. See on mingi... No vahet ei ole eesti keelest, mingid asjad lähevad bluffid. Semi-value. Aga miks sa siis törni nii väikselt teed? Sest mul loll. Et kui sa tahad siukest asja aretada, siis kindlasti pead törni suurema. 4,8 kaad on ju. Näiteks oleks palju parem. 5, ma ei tea, et Riveris oleks nagu bot size jam left, 5 kilo oleks ma arvan fine. Alad, ma ei jammid seda. Jaa, 5 kilo oleks fine. Vedas mulle ees. Nii. Lähme siis... mul on uus uut ka. Ma näitan teile. See on Fold 3 bet. See on Fold 4 bet. See on PPIP, see on... Putsi. See on see pre-flop raise on esimene, see early position, siis tuleb middle position, siis tuleb cut off, siis tuleb button. Väga hull. Ja siis tuleb small blind. See on total 3 bet, ja siis see on button 3 bet, small blind 3 bet ja big blind 3 bet. Ja siis need on pareldab statid. Ja siis need on foldib statid. Väga kena, mulle meeldib. Et kui ma rollin sellisega. Väga hea. Aga sellest uudist kasu ei ole, kui autopiloodiga lased? Ma ei lase autopiloodiga. Miks sa koolid seal? Ma ei tea. Ilus käsi, mida 3 bettida ja eriti laia ringi vastu ka. Ma ei tea, miks ma 3 bettida. Kõige parem käsi, mida 3 bettida, eriti putunid seal. Muidugi ässad on paremad, aga... Teine kord parem 1800. Ei, miks 1550? Miks me jääme nii tiip ju? Miks sa tahad 3x teha? Ma ei tea. No okei, 1550. Out of position teeks, ma ei tea, 2 kilo maar. Aga in position ikka alla 3 ikka, natukene. Mitte päris vähe, aga ikkagi alla 3 natukene. Kas täbime saavad? Jaa, muidugi. 1000. Ma arvad liiga vähe. No okei, paneme tonni siis järgmine. Tonni 100, jah. Kui kellelgi mingi S5 või S3, siis ei foldi siin, ma arvan. Ma tahtsin näidata, et ma ikka mõne käe mängin hästi ka vist. No 3 beti maks pean. Aga pre 3 bet kindlasti, jah. Kas neid kõiki käsi ei saa järjest sinna korraga panna? Peaks saama? Peaks saama küll, jah. Replay all ja kõik tõi aktiivseks. Palju ta put või cut-off vahet pole, ma saan ju kuradi... 14, 70 on ta cut-off avang. Cut-off avang on suht 70, jah. No siis easy 3 bet call. 2500. Ei väga hea. 2750 või kuna 2500 mul meeldib rohkem. Oi. Siin ma mingi 4 kilo või? Ei, miks? Vähe, 3000. Okei, ma vas 3500, aga nitpicking jälle. Jaa. Kool. Oi, ma siin, mis ma ei tea, kas me jammime? Muidugi jammime. Kõik saavad olla nendel teemad. Mis teha saatsid? Muidugi jammiks. No ma ei tea, ma küsin. Jah, fine. Sain pähe selle käest. Mängiks samamoodi. Aga jah. Lammas tuleb otse pargivingilt, õllejoomast. Mis te sellest pähklist arvate? See on eriti tait vend. Kasju, ei ole midagi. Ei ole jah, ma mängisin ületavast ühegast. Väga tait ja kindlasti. Ei ole muidugi, ma niisama. Polnud midagi tarka öelda. Pähku. Iga päev võidab tonni. Võidab jah? Nüüd tal on downer, nüüd täna võidab. Pane vähem. Tonn. Palju paned?
pool ma ei tea, potti ma tonni, ei 62%, seepärast, et on kole laud, 2 inimest, suured säkid. no aga need käed, millelt sa loodad nagu väljut saada, mis on sitemad, ma arvan, et need käed ma arvan ausalt, et koolivad tonni koolid sellega tonn 2 koolid ka. aga ma võin valesti arvata, aga tihti arvan. ei, okei. Mina paneks ise tonni lihtsalt, sellest, et see on board, mida me stabidega tahame. Ja me ei taha nagu, kui me paneme tonn 200, siis tähendab, et me peame turni suurelt pettima, peame riverit suurelt pettima. Et siis me nagu võtame siukse liini, et me petime flopi suurelt, petime turni suurelt ja petime riverit suurelt, aga meil on siuke käsi, millega me ei taha nagu suurelt pettida. Me tahame nagu pettida, aga mitte suurelt. Ja siis, kui me petime flopi, petime suurelt, siis turni petime lambist väiksemalt, et see on nagu imelik. Et siis me peaks nagu, kõik tänavad mingi 62% panna, no nüüd ongi siuke spot, et sa petid vähem, et noh. Nüüd on imelik, jah? Nüüd on nagu imelik ju. Läks 3 panema. Sinu arvest ei ole või? On ikka, nüüd kui ma vaatan on, sellepärast käsi ongi siin. Jah, et jah, me kindlasti petiks rohkem, sest et Rockil on seal mingid flash throw'si, 10 poisid, full taaval on seal flash throw'si, mingi 9-10, 9 poiss. Ja nüüd saidki enda väikse saisiga, said check race'i tõenäoliselt. Mis need pildid seal tähendavad, mingi hane pilt on ju? See on tight aggressive. See on nitt, kivi on nitt. See on rock, jah. Mina olen, see on kotkas, ma olen tag. Tight aggressive. Hani on see, ei ole kotkas. Tal on õige nii. Aha, kotkas. Ja Rocki, Rocki, jah. Ja jah, nüüd foldiks. Ui, plää, miks ma nii tegin? Ma ei tea, miks ma nii tegin. Ma tahtsin, ma panin. Ja riveri foldida, et aga ma ei tea, ma hakkan foldiks törni. Seekord mul on eriti halvasti mängitud käsi ka ikka. Et jam on väga halb. Ma tean, ma näen. Et kui sa arvad, et ta võid nagu sinu saisist riidida weaknessi, siis sa võid törni koolida ja riveri foldida peti peal, aga... Ma ei tea, miks mul soesin, miks mul siis kuradi... Siis mul nagu mingi protsessorid paneb see errorid, kui ma mängin ja ma vaatan, et kõik on... Aga nagu inimesed in general ei check race'i nii väikselt ilma käeta, ilma natsita. Selle mängimisteemaga ongi, see Mental Game'is ka rääkis, et see ei ole meil seal alateadlikus teemas, ei ole veel selgeks saanud seda asja, vaata, ja siis kui sa mängid, siis sa mängid ikka mingi paar levelit tagapool, vaata, ja kui sa nagu... No see, me peame lihtsalt tihedamini rääkima neid asju läbi, siis lõpus jääb selgeks, vähemalt mina arvan nii, ne? Tegelikult see on näne, aga väga hea, et nüüd saab kogu aeg rääkima. Aga jah, väga halvasti mängitud törn. Jah, inimesed in general ei bluffi seal nii väikses asjaga ja ühtegi halvemat, nagu ühtegi väljukätt sa ei biidi ka selles suhtes. Nii, 600 kool, mina koolin arvates. Jah, nüüd ma kooliks juba, kui kõik koolivad. Nii, mis siin sai? No, siin pole midagi teha. Kõik tšekime. Ja nüüd ta väärtu. Siis ma pareldan. Muidugi petid. Loodan, sa petid suurelt. Pool poti. Okei. Lihtsalt, et ma arvan, et lihtsalt siin ma petiks rohkem, sellepärast, et nende checkback range'is on suht palju kümneid ka. Kuradi on see, kuradi... Nüüd ei siuke, kuradi, on see fine või? Ma petiks Repin ma midagi reaalselt. Petiks ikka, aga ma petiks vähem. Repin selle petiga midagi, vähem on ju. 2800. Mina arvan, et... Palju 2800? Jah, aga ma lihtsalt arvan seda, et kui nad flopid checkivad läbi, eriti see button, siis nende range'is, mis koolivad su törni petti, on suht palju kümneid ka. Ja kui sa tahad 10 X-i pealt kedagi maha saada, siis sa pead ka törni suuremat pettima, et sa saaksid riverit suuremat pettida. Aga kui sa teed mingi 1200 ja river tuleb mingi blank, näiteks mingi 7 ja sa teed mingi, ma ei tea, 2800, siis ma lihtsalt 10 X-i foldib seal. Aga kui sa teed törnis mingi 1600 või jah, törnis teed 1600 ja riveris paned mingi 3600 või mingi 4 kilo, et siis ta on 10 X-iga suht keeruline koolida seal. Et nagu mõtle nagu nende käte peale, mis nagu törnis sinu petti koolivad. Ja kuidas sa nagu pressure'id saad panna sellele range'ile, mis koolivad sinu petti törnis? Kas törn tšekki ka või? Kas sa üldjuhul ka siin kolme vastast foldima törnis? Kui flop läks check, siis kellegil tõenäoliselt me eeldame, et kunni pole kellegil. Jaa, aga meil võib olla. Ei tea, 2 vastu ma panen, aga 3 vastu ma ei tea.
muidugi paneks, aga mis, ei. Nad on öelnud, et teil pole nagu kuningat suht tihti ja siis meie saame öelda, et meil on kuningas. Ja siis nad ei taha kuninga vastu mängida, see on nii kuiv laud ka, pluss meil on flush troov, meil on straight troov. See on easy. Jah, see on nagu easy bet, aga lihtsalt, et nagu beti suuremalt kindlasti. Okei. Et 1600 törnis. Tonni 600. Tonni 600. Jah. Kas ta nii easy bet nüüd on? On ikka. No mis sa teed siis, check call'id selle? Check call on täitsa lampsin, Paul. Joo, Lauri. Check call on täitsa Paul vaatas käsi üle nüüd, et sul nagu kuradi pähe jääks, et see check call imaga. Näe, siin see avab. Kool, kõik koolime, kõigil on mingid käed. Siis tuleb suht blank laud, vaata blanks on ja siis kõik tšekkime läbi selle. Keegi ikka tahaks mu kunni pettida, enamast ikka. Muidugi petid kunni seal. Kõik tahavad mu kunni pettida siin. Muidugi petivad. Ja siis tuleb siuke kaart ja siis kuradi hakkame ütlema, et meil on kunn, aga tegelikult meil on nutt-troov, troovime vapsi hästi raisk. Ja siis kui isegi ongi see 10% jutus, kui kellegi on kuningas, siis meil on kuradi 13 auto, mida me hittida saame ja siis toorelt riveris väljut võtta. Või kui kellegi on 10, siis tuleb poiss, mutt, äss, mida iganes, mingi kaart või igast. Võib-olla saame isegi planguga peale, saame ta 10 pealt maha. Sellepärast see ongi, siin peab pettima. Ma arvan, selles kohas on päris normaalne sain seal tärnil pettida. Peab pettima. Nii, siin peaks 3 pettima arvatavasti. Ja siin on mingi stikiga tüüpe. Oleks võinud 3 petida, enne? Ma ei tea, pigem... Stiki tüüp on siin. No, kool on ka fine ilmselt. Mats, mis sa arvad? Oota, ma mõtlen praegu, nii. Siin on mingi regune tüüp, siin on mingi stiki on. Palju see avab sealt siis? See esimene vend? No see on mingi regune, ma see avab mingi... Puttoni pealt võid koolida, aga out of position ma kindlasti ei kooliks. Okei. Big blindi siis ei defendiks sellega või? Samade stackidega? Suitudid, ma ei tea, suitudid võib-olla defendiks, sest ma olen nii tiibid. Ma ei tahaks 3 petida nii tiibilt. Oleks me shallow võinud natukene, siis ma 3 petiks kindlasti. Okei. Nii tiibilt võib defendida küll. Nii, see on kool. Implied odds are huge. Check, nüüd on pett, on ja. Tal on mingi 10 eksist, aga ta ei saa vist väga kindlasti 10 eksist maha. Ja tal ei pruugi ka, tal võib nõrgem isegi alla. Mattias, mis me teeme? Siit oleks, ma arvan, ise pettida. Mina pakuks selle. Ja no see on ka variant, aga see ongi see stiki tüüp on, vaata. No ikka petime, mis me ikka teha saame? Okei, petime. Niimoodi, jah. Võime vähem panna isegi. 2400. 2400, jah. 2400 teeks meie. Okei. Et see suurem pett näeb natukene kahtlasem välja. Nii, blank tuli riverisse. Nüüd on tema tšekib ja siis on meie... Kui teame, mida teha. Jammime või? Ei, jammime, see asja never. 6000. No võin 5. Ma ei defauldi sealt 10x ära. Aga ma ei tea, kas sa üldse tahad siukest venda bluffida, et sa võid vabalt tšekkida ka, kui ei ole siuke vend. Ma ei tahagi siukest venda bluffi, ma ei tea. Ja, siis ära bluffi, ma arvan. Ta on koolis, millega ta koolis, 10x-i, noh, juhtus nii. Let's move on, pole mõttes bluffida, siis mingi stiki tüüp. Ja, ta võib-olla oleks soolinud ära kooli. Oleks vist, jah. Ahah, 2400. No, mis me siin teeme? Koolime. Ma arvan küll. Mis me teha saame siis? Kuidas? Ma küsin üle ennem kui käik on, siis ma küsin, mis teeme, vaata, siis näitan käiku. Ja. Mis pre-flop oli? Min reis, kool. Sa koolisid pre-flop, ma ütlesin, sina avasid, sorry. Kahtlane ei ole veits. Ei, sorry, pane algus peale korra, ma vaatasin teist asja praegu. Pane algus peale korra. See on kindlalt 3 bet, see ei ole kool seal. Ma ütlen ise ka, et kuidagi kahtlane. See on 3 bet fold. 2,2 kaart panema, jah? Jaa, 2200 ja 3 bet fold kindlalt. Okei, see on väga hea. Ja kui ta floppi petib,
4-way, siis ma kindlasti foldiks flop'i. Mul hea kuradi, kui uute keeltes on isegi Sixpacks avatakse, nagu siin pole uute keeltes, mul nagu tendentsid siin koolida, aga tegelikult peaks 3 betti rohkem. Ei no aga see mutt, mõtle seda siis niimoodi, et see mutt 10, no mis on nagu outcome'id on seal? Et kui sa flop on hea ja stacki ära kedagi. Noh, aga kui sa nagu 3 betid, siis sa foldid queen 10 välja, S 10, sa foldid emand queen'i välja, emand poisi, sul on kohene fold equity. Sa paned isegi S-poisiga sittudes olukordadesse vastased. Et noh, sa saad nii palju rohkem infot tema range'i kohta, kui see, et sa lähed flopile, sa missid, sa pead hakkama floatima, kui sa tahad äkki mingi 4-5-6 board'i floatima enne. Sa pead hakkama floatima seal või sa floppad emanda, siis sa ei tea, kas su emand on hea, sest tal on ikka kõik emand queen'id range'is, emand poisid on range'is tal. Et noh, aga kui sa 3 betid ja ta shoveb, siis sa saad nagu easy foldida sellest, et noh, sa nagu 3 betidki sellepärast, no just info pärast ka juba. Et kui tahab seal ikkagist nagu palju tahab seal. No ikka parajalt palju. Noh, et 25. Jah, no see on easy 3 bet, et ei flätiks seda. Easy. Ja flop on fold, kui ta c-betib nii suurelt 4-way. Jaa, seda ma tahtsingi teada, et see on nagu tegelikult on fold, vaat. Ja, flop on fold muidugi. Ma mõtlesin, et sina avasid ja tema liidis. Ja siis kui ta kõik passisid, et easy goal, siis ma mõtlesin, et no miks ma mõtlesin õppis teistmoodi. Siis ma ülgenud ma vaatasin, et lihtsalt tema oli big blind ja tema liidib seda bordi. Mattias hakkas koomiksit lugema kõrvale, siis ei ole teemas. No mingi 1800 kooliks ära, jah? Ei kooliks ikka midagi seal. Oi, ma ei tea, miks ma nüüd tegin seda. Jämmisid. Jaa, hästi halvatu mängid käsi. See on just kaart, mida ta tšekib, kui tal on natsi. See on mu mingi alateadvuse rähnele, kuradi, mingi... Sellel kellaajal tehtud, kus finaalis kõige rohkem raud on lahti, siis kuradi ma mängin sitast lihtsalt päris tihti. Muidugi easy check, loodab showdowni saada lihtsalt. Kurat, reis. Pole hullu. Vaata midagi sai koolis üldse. Kuradi tongid. 3 tonki. Sama tongid kui mina. Miks ta üldse arvas, et ta hea on? Mina jammin see Insta-kooli. Ma oleks võitnud selle. Aga mida sa jammid seal? Ei, ma tean, see oli kohe halvasti mängitud, kui ma nägin seda. Ma tahtsin lihtsalt teile panna vaatamiseks, et ma ei teeks enam neid asju. Kohe, kui käsi läbi oli ja ma jammisin seal. Ei, nagu selles mõttes, et nagu sa küsisid, miks ta nagu koolib seal. Et mida sa jammid seal sellest, et kõik poisid emandad kunnid, sa 3 betid pre, ma kunnid võib-olla flätid enne, aga emandad poisid, sa 3 betid pre, 8-9 sai jammi seal, 7x-i su range'is väga ei ole. Ma ei jammid seal vist 7x-i. Ma mõtlengi, et S10 on nagu suht easy call seal siukse törni korra peal. Aga see ju snappis kuradi selle törni vaata. Ei no siuke vend, mida sa kardad siukse venna poolt, selle vennal ongi seal mingi sitemad 10 ja flash throw enamusajast. Oot see esimene number VPIP, jah? 67. Jah, see on VPIP ja siis tulevad preflop reisid järgi. Ja see vend paneb seal kuradi iga 10 sisse võib-olla. Et nagu S10 nagu easy call ja tema poolt well played. Aga lihtsalt, et kui sa 3 betid pre, siis sa foldid kõik siuksed käed kohe välja. Siis sa võidadki preflop selle vist. Siis sa võidadki preflop selle käel. Algaski esimesest veast, kelle käe alla minek. Nagu ta kipub vaja, ma ühe vea teed, siis putsis, mul oli pea peal, ma tegin... Lumepalli efekt. Ma mängisin hästi, siis ma tegin Magnumis, tegin pabla ajal, siis pjuusin 50 big blind'i maha ja siis mul oli tea mõeldes, mida viiti nahku, ma sellega hakkama sain. Siis mul läks terve pea päris. Nii ka ei tohi juhtuda, kui sa teed vea ja sa saad sellest aru, eks sa jõuad seda jaa, ega ma siis suuri viga ei teinud, aga siis mul polnud siukest kindlust tunnet enam, et mul oli tira jälle mingi sitaga hakkama saanud. Jaa. Aga kui sa mängid nagu terve sess, mängid nagu hästi, vaata, siis sul on siuke tira siuke nagu mingi mull ümber, et sa oled nagu tugev, vaata. Sa nagu teed hästi asju ja siis sul on siuke enesekindluse mull. Paned mingi räigest spjuvi maha sessi alguses. No eks see mindset peab tegelikult nii kindel olema, et see enesekindlus nende paaris Bevi pärast nagu ei saa üldse viga nagu. Ma panin suht haiges kohas panin seda spjuvi, oli siukest 50 eurose publa ajal, panin 50 pp-d, panin just. No vahet ei ole üldse, painist ei ole ka vahet tegelikult. Tonkamendid on kõik. Jaa, seda küll on. Aga muidu enne ütlesid seda. Muidu see flash throw, vaata audid on 9 auti on sul seal flash throw'ga. Ja 3-4. Nitpicking, aga kui sa arutad, siis 12 on seal tegelikult auti. Aga see oli eelmise käärus, vahet ei ole.
mis siin on? ei no vahet ei ole, whatever. Okei. Siin ma suutsin ka vist minna broke nende kunnidega mingi eriti lambises kohas. Ma ei tea. No ma vaatan. Ma olen ka kunnidega tavaliselt broke. Väike side note. Noh. Mis on halba juhti saab? Väga hea ju. Noh. Ma ei tea. No proovidelt 8x-idelt võtta väljut, ma ei tea. Ma ei tea, 8x-i saab koolida, meil on nagu... Ruutukunn ka meil, siis blokime ruutut ja... Ei, ma mõtlen, kas me tahame nagu seda turni nagu bluffidena pettida. Ma tšekiksin tagasi ja laseks ta riverit bluffida, sellepärast et isegi kui ta turnis koolib meid, kui ta ei ole siuke vend, et hakkab check reisima ja me tahame nagu stack'ime ära koolida seda. Aga lihtsalt ma ei tea. Ma arvan, tšekiks turni ja laseks ta riverit bluffida, sellepärast et tal on ikkagi käsi mingi 6-7. Odavam tuleb ka ilmselt niipidi. Ja sa saad nagu palju rohkem väljut kaasa, kui sa praegu teed 1600 ja ta koolib enne ja ta riveris nagu ei kooli nende kätega. Riveris teeb sulle mingi check reisi või? Oota. Ai, ma tahtsin teada, kas ma ei näingi pasti, kas ma oleks peanud pettima seda riverit. Ma arvan, check turn. Sellepärast, et tal on nii palju asju, mis nagu riveris kohale ei tule ja ta peab pettima neid näiteks. Ja sa annad selle rive või turni suht tihti alla ka. Et tal on näiteks mingi 9, 10 poiss, 6, 7, 8 x-id enne. Ja kui ta riverit checkib, siis tal on showdown välja ja siis ma petiks ise uuesti natuke suuremalt. Et ma ei usu, et ta riveris emanda checkib, et siis tal on nagu 5x või 8x seal suht tihti. Või näiteks kui 7 tuleb, siis 7x. Ja siis ma petiks riverit ise. Aga kui sa turni checkid, sa annad võimalust üle riverit nagu buffida. Kui turn läks check. Siin on üldse mõtet avada tegelikult ei ole vist. Ma ei tea. Väga tihti ei avaks jah, kunn poiss. Pole mõtet. Mingi sukest, sukse venna ranges me nagu nii ees kogu aeg. No sukse vennast teaga, et teiste pärast peame ka mõtlema ikka. Jaa. Ta on 900. Okei, checkiks turni. Sellepärast. Aga miks check'i turn, sul on 2 paari ju. No meil on 2 paari küll, aga lihtsalt ma arvan, et ta ei kooli enam nende kätega, mida me juhime. Näiteks kunn 10, poiss 10, poiss emand. Väga ei taha vist koolida, jah. Sellest ja me ei taha nagu check race'iga saada seal. Ja me ei taha nagu siukse porti peal full stack'ida mängis, sest tal on ka seal mingi S-poiss on ta range'is kindlasti. Seda küll. Read on seal olemas. Rida on juba. Ja okei, me võime saada küll seal mingit välut nagu mingi poiss. Me ei saa välut seal. Mille käest me saame välut seal? Midagi. Ainuke asi, millelt välut saame on S10 või S-mutt. Ma usu, et mingi kunn 10-ga või poiss mutiga törni kooli või? No ma vaatasin, et mingi siuke tüüp, et siis võib koolida. Mul oleks mingi regu, siis ma oleks tagasi tšekinud vist. No ta võib ka tegelikult regu olla. Lihtsalt mingi neid... Tegelikult ei saa olla, tal on VPIP 56 ja see on 33. Ma ei tea. Kõik on mingi 3. Aga igastahes okei. Petil siukse venna vastu on meritit, aga mitte nii suurelt kindlasti. Et sa teed nii suurelt, siis on nagu... Ta ei saa selle jätkata millegi. Et pane tagasi korra. Ma teeks mingi 2800 näiteks või 2600 näiteks. Lihtsalt, et nendelt kätelt nagu väljut saada, millega ta potentsiaalselt võiks nagu veel piilida seal. Mingid flash throw'd. Ma ei tšekis kindlasti tegelikult tea, kui nüüd järgi mõtlen. Aga petiks vähem, 4200 on vei liiga palju. Et ta ei kooli seal nende kätega, millelt me tahame nagu kooli saada. Et 2800. Mängu ajal ma mõtlesin teistmoodi, et siit tahaks troove, ma on palju, vaata. Siis tegelikult peaks teistmoodi veitsime. No tegelikult tulebki ju kaitsta oma kätt, kui see troov palju. Pett on hea muidugi, jah. Pett on hea. Aga lihtsalt peti said on vale. Et petiks 2800. 2600, 2800 oleks päris hea, siis ta piilib veel sitematega. Ja maksab flash throw'dega. Ja need ongi need põhjused. Ütleme, kui Agro vend tahab maksta flash throw, siis ta maksab selle niikuinii ära, võiks ta puhamas petti, ma arvan. Nüüd ta jammib ja siis me foldime, jah. Jah, mis teha saad? Foldida. No jah, aga sellepärast me tahakski nagu turni suurelt ka pettida, et siis me peame riverit ka nagu suuremalt pettima. Ja millelt me nagu sealt välut saame, kui me turni suurelt petime ja riverit ka suurelt petime. Et ma petiks turni mingi 2600, 2800 ja siis riverist teeks mingi 4 kilo. Et kui ta on mingi S10 näiteks.
see on 3 valik, kas me jammime, 3-bet, foldime või koolime. Ma arvan, et kool on kehva. Jam on, ma arvan, kõige parem siit. Tal on fold to 3-bet on 67, ma arvan, et easy 3-bet. 3-bet, fold või? 3-bet fold, jah. Ja ma arvan ka, et see 11 kuidagi põlema panemine tundub, kui sa nii, no ma ei tea, sükse venna vastu hakkad niimoodi jammima siin. Sa saad odavamat ka info kätte. Jaa. Aga siis ma vaatasin, et kuradi et avab palju, piisavalt palju avab, et... No porno on mängida siin, minu arust niimoodi. Porno on veits, jah. Ma ise ka... Postflop on seda raske mängida, jah. Seda mõtlengi. 3-bet foldiks, ta foldib nii palju ära meil ja isegi kui ta jammib, meil on easy fold, et ta ei... Tšekib tagasi, siis see on siuke koht, kus võiks parellama hakata. Ei, mis käsi small blind with fatid, et siukest boardi päreldama hakkad? Ühtegi paari sul ei ole seal? Ma ei tea. Kui sa flatid mingi 7-8 off-suitedid seal, ma ei usu. Ma ei tea. Ja no sa mõtled küll, et see board on selles mõttes, et board on madalane, aga mis käed sul tegelikult sellel boardil on, sul ei ole mingit käsi. Välja arvatud, kui sa koolid seal ässade või kunnidega, aga 2 kätte. Ei no nendega kuradi, jah, nendega tunneks väga mugavalt. Ma ikka panin... Ei no tunneks küll mugavalt tegelikult, sest tal ei ole 5. Tal ei ole 7-8, tal ei ole midagi olemas. Jaa, my bad. No, panin ja siis ma jammisin. Aga kui me juba nii mängisime, siis ma ei tea, kas jammil on mõtet. Ma ei tea, palju teil on 9 ikka range'is on? Eriti ei ole, vaata, jah. S9 on ainult. S9 ja... Ei tea, ma arvan, ta avab seal mutt 9, kunn 9 asju puttarid. Ja tal on küll neid asju tegelikult. Aga ma mõtlesin, et ta tahab C-betida neid. Ma mõtlesin, et ta tahab oma 9X-et C-betida just. Ma ei tea. Ma ei tea. Tal oli küll 9. Nagu ta koolib soolbust on jah, aga sellepärast ongi 3-bet parem pre, et sul ei ole postflop midagi head tulemas sealt. Ja ta foldib nii palju pre ära lihtsalt, kui ta jammib sa easy foldib. Hakkame siis täna õhtul trebettima kõvasti, Koit. Ma enda arust olen trebetina veel rohkem. Ei, trebettima. Trebetta mul 8,4 on keskmine. Lahe. Small blind'id ma ainult 13, peaks rohkem olema 20. Päris head trebeti näitajad, ma ei teagi, miks sa seda king checki seal ei trebetinud siis, kui sul on 13. Ei, ma panen ikka suht titti, ma mullisin, et äkki lähen siin mingi kaardi ja siis võtan väljuti. No jah. Ma vaatasin, et mul on need kõvadi foldimised natuke palvad ees. C-betting ka liiga vähe. Foldin liiga vähe rivelit kindlasti. 25% ainult. Oota, mis siin oli? Ta on mind betis tagasi. Ots. Pead koolima. Check. Bet. Call. Lol, ma ei tea. Okei, ma kooliks floppi. Tal võib olla see misklikk, sest see on mingi regu. Okei, no nii. Tal võib, ma arvasin mängus ka, et see võib olla suht tihti misklikk, sellepärast et siukeste statidega vend, kui tihti ta min 3 betib siin. Okei, siis sa... Kui tihti teie min 3 betite, see on nagu kuradi misklikk. Ja mul on ka see vinas tehakse neid misklikke päris... Tehakse nagu rohkem, see laud ajab veits segadusse võib-olla rohkem, ma ei tea. Aga see on... Ja vinas tuli küll mul ka neid misklikke kuidagi rohkem. Isegi vähe laudu, aga ikka tuleb misklik. Touchscreeniga tuleb neid vähe rohkem, jah. Sa, Lauri, mängid ikka touchiga või? Mis asja? Mängid touchscreeniga või? Mis sa ütlesid, et touchscreeniga tuleb neid vähem rohkem, jah? Või mis sa ütlesid? Ma olen kogu aeg touchscreeniga mänginud, jah. Tere, mida vittu ees? Ma kooliks maha vist siis juba. Ma ei tea, siukse saisi peale ma ei kooliks, ma tahaks suuremat saisi koolidest. Tahaks suuremat saisi koolida, aga ma mõtlesin, et tere, tal on misklikk ja ma koolin ta lõpuni maha. Aga samas see ta võis vabalt hästi kahega misklikkida. Ta võis vabalt 6-8. Ma arvan, et see kool on normaalne siit. 6-8. Ma küll ei usu. Ei pruugi olla, jah. Kui ta nii vähe teeb, ma just kooliks suurema beti, mitte nii väikse.
tahaks suuremat beti. Sa arvad, et miks on, miks mitte siis üle panna? Riverit küll üle ei pane. Ei, floppi. Või floppi või pre-floppi, mida sa mõtlesid? Flopis ma mõtlen, miks mitte üle panna, kui sa arvad, et tal misklikk oli. Sest tal mingi 9-2 range'is. Ehk otsustab päraldada, mida need iganes. Aga no see... Mis ta range'is on 9-2 või? Ma arvan, et ta misklikk oli see, et ta tahtis ise avada ja tegelikult nagu ta ei näinud, et sa oled avanud, ehk siis ta misklikk range ongi see, millega ta sealt positsioonist avab. Misklikk 3 betin mingi 8-4-ga, siis ma võidan selle käe. Ma arvan, et tema tegi seal oma avamisrange'i, et sa pead arvestama. Ja, aga ma arvasin, ma võtsin enda point of view'is selle käe siis. Et nagu misklikk... Ei, aga see selleks, aga lihtsalt... Mina misklikin. Ei bluffi, jah. Ma tean. Kui ta teeks suuremalt, siis ma tahaks veel rohkem koolida. Siis ma kooliks nagu rõõmsamini. Aga praegu ma küll ei kooli, sest et sa 2 tänavat koolinud ja miks sa peaksid nüüd mingi mega väiksele petile foldima? Jaa. Et oleks ta mingi 12 kilo teinud, siis ma oleks koolinud. Aga seda ma küll ei kooli, jah. Ai, see oleks pead jammima. Smells like trap. Ei, miks? See jam on veits üle board ei ole või? Over the board? See on 3 bet on see. 3 bet fold on jah? Muidugi. Aga ma teeks vähem. Sellepärast, et... Sest et stack size'iga... Stack size, jah. Kas sa tahad enda monsterid seal nagu nii suured 3 betidel? Ma ei usu. Ma paks kõigega seal... See ei ole ju samas nii suured ka, vaata. See on nagu veits üle 2x-i. 2,25x on see. Ei no selles mõttes on palju, et... Selles mõttes on palju stack size'i mõttes, kas nagu... Miks sa peaksid nii suurelt tegema seal enda... Ma ei tea. Mulle tundub sülikahtlane lihtsalt, et ma ei tea, võib-olla... Ma ei tea, mulle tundub sülikahtlane, kui mingid vennad teevad siukse stack size'iga mingist nagu nii oletatavalt suure 3 beti. Et kui ma teeks seal mingi 4000, mingi 4700 või 4675 midagi. Alla 2x või? Ja, mingi klikiks põhimõtteliselt. Et põhimõtteliselt töö teeb sama ära, aga sa repid veel tugevamat range'i. No see, mis su point ongi. Ja. Ja, aga suure stacki vastu sa paned ennast sellest. No jah, see pole küll kõige hullem asi, aga mis... Ja flat on ka fine, ma arvan. Tema opening range'i vastu seal S8 suitud. Flat on ka fine, aga nii suur 3 bet mulle ei meeldi. Mulle meeldib kas väiksem 3 bet või call lihtsalt pre. Panin 2000, 2,5x. Ma ei tea, call'i lihtsalt pre. Vaadake seda tüüpi lihtsalt, see on nii kahtlane. Paneks ka sisse. Paneks sisse, ne? Muidugi. See on ju, ma ei tea, paneks easy shove. Mis käsi ta induusib seal niimoodi? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Ei olegi mingi käsi, ta bluffib seal. Bluff, tal on 9-2. Kooli ära sind või? Või koolis? Aga ma limbiks seda kätt. Ma mõtlesin, et sa teadsid, et tal on 9-2, et koolis ära sind. Mul eile oli küll siukseid olukordi, kus mingid vennad lihtsalt koolisid ära näinud. Mis ma siin tegin üldse? Miks ma... Siin pole mõtet 3 betida, ma ei tea, miks ma... Ja palju ta avab? Sa võid for value 3 betida küll. Miks Puttonil Timo Lea 3 betida? Suuremalt. Sa võid for value 3 betida muidugi siukse stack testiga, muidugi. Aga lihtsalt, et kui ta avab nii vähe, siis kooli, aga kui ta avab normaalselt, siis muidugi 3 beti. No ta avab middle positionist, ta avab 17. No väikse sample'i peale. Samas vaata late position. Siis ma tahaks koolida. Ta on räägilt active late. Ma ei tea, 17% vastu ma tahaks koolida. Aga miks kool? Pigem ikka 3 bet seal, sul on positsioon asjad, sa saad ju. No lihtsalt see 17%, see ei ole nii lai range, et kui ta avab see näiteks mingi 30-40%, et siis see range, millega ta... 100 big blindiste stackidega ei pea 3 betima oma S-mutte ja S-kunni. Üle, siis sa ei saa kergematelt kooli enam, kui sa üle tõstad siin teha. Sa ei pea oma S-mutte ja S-kunni 3 betima alati saab, nagu ma pigem võtan just kool-liini. Ei, siukse vastu ma võtaks ka kool-liini, aga kui vastab nagu point on selles, et kui ta avab nii vähe, et siis ta avab suhteliselt nagu ausalt range'i ja S-mutti mängi nagu väga hästi selle ausa range'i vastu 3 bet botis eriti veel. Aga kui ta avab näiteks mingi 30-40%, et siis on nagu easy 3 bet, sellepärast et siis ta jätkab ka nagu palju sitemata kätega, näiteks mingi kunn-mutt suited, emad poiss suited, S-poiss suited, S10.
et seda koolib nagu nii palju lihtsalt sitematega, et meil lihtsalt 3 betti mingi pre-flop for value, noh. Aga kui ta avab nagu 17%, siis nagu sul ei ole mõtet seda botti nagu bloatima hakata. Nojah, ma ei tea. Ma foldiks ära juba. Kindel? No ma ei tea, mida ta check reisib seal. Ma ei tea. 17% venda Ace-High boardil, ma ei tea. No täitsa 17%, see on 67 kätte, tegelikult ta on active olnud. No jaa, aga in general nagu... 3 bet on ka suur. Ja ma arvan, et ta regu ka, lihtsalt ma tean, et ta on regu, ma arvan, sukkinud. Jaa. Aga no ta oli bluffi sellest. Ja nüüd tšekkis. S2. No siis ma tšekiks ka. Jah. Ja nüüd ma foldiks. Ma kooliks küll ära siin. No ta on S-kunn. Ta on S-kunn, jah. Ta on S-kunn, kindlalt. No jaa. Ta on S-kunn, tal oli ka S-kunn, ma ütlesin õigus. Lihtsalt sellepärast, et... Fold flop või? Muidugi fold flop. Okay. Aga pre-call ka nii tight openi vastu. Et mõttetu 3 betis. 3 betis kindlasti nii vaidimata openit, aga noh, mitte sellist. Mitte 17% oma. Mis asja? Pre-koolid jälle siis ei saa samasse infot ei saa, maksad tal ikka 3 tänavat, aga siis ta vist samas... No selles käes ei olegi nagu infot vaja, sellepärast et sul on juba ju hea käsi ja see käsi mängib nagu 17% vastu mängib palju paremini kui näiteks... Ei, ma olen nõus sellega. 7-8% vastu, millega ta jätkab sealt, et selle range'i vastu mängib äss muidu ülisitasti. Aga samas kui mingi enda openib nagu 35% ja koolib mingi 20%, et 20% vastu mängib äss muidu nagu ülihästi juba. Et nagu vahe on lihtsalt selles. Et nagu miks kool bettida ja millal flattida. Siin koolis. Flop. No, 1800 või 2000 kohe, palju. Väga hea, mulle meeldib. 3900. Rohkem, mingi 5000 juba, muidugi, nice. Kas ma tahtsingi mingit? Mis me teeme? Check. Bet fold või? Check call, ma arvan pigem. Ei, ma ei usu, mulle meeldib bet fold. Aga ma tahtsingi teada, kas on check äkki, aga mulle meeldib bet fold siin. Ma ei tea, võttes check call'i liini. Ma arvan, et checkib oma kunne kõiki tagasi. Ja kui ta sõltub, mis vend ta on seal. No mingi regu, siuke aktiivsema poolne regu, bettida meeldib talle 82 flopi see turniis. Aga nagu foldida talle ei meeldi. Näe, vaadake. Üldse. Pole eriline fold ja vendad. No, jah. Ja bet fold on kindlasti fine. Aga lihtsalt ma arvan, et... Panin liiga suurelt või? Ei, suur on kindlasti, jah. Lihtsalt ma mõtlen praegu, et no ainukesed bluffid, mis sul on emand poiss ja mutt 10 seal. Või tähendab 10 poiss ja 10 mutt. Need on sinu ainukesed bluffid seal, mida ta piidib. Ja ma ei tea, kas ta mingi kunni X-iga tahab seda ära koolida nii suurt betti. Aga äkki see ongi see, et ma repin masti, mida mul ei ole. Või nagu ühtegi välukäed ka ta ei piidi, S-kunni ta ei piidi ju. Aga äkki ta arvab, et ma tšekin mingit S-ad, S-kunnid, S kõik tagasi lihtsalt. Ette? Ei, ma ei usu. Part sa mõtled üle. Äkki mõtlen. Aga ma mõtlesin, et ma panen 10,200, ma ütlen, et vaata, mul on mast, aga tegelikult pole mast, mul set ja 8 set, vaata, maksa mu kunniga kinni. Aga ta jammis. Ja siis ma sain ei, ma saan aru, mis sa mõtled. Aga lihtsalt ma arvan, et nagu väiksem bet on nagu long runis parem sellest, et inimesed maksavad väiksema beti palju paremini kinni kui suurem beti. 800, 700. Vähem veel, mingi 6400 või midagi sellist. Aga kas lihtsalt check call ei oleks seal selles olukorras lihtsam? Ma ei usu, ma arvan, et checkib palju kunni järgi lihtsalt. Kaotame väljut, ma arvan. Ma arvan ka, Mart betis kindlasti. Sest kuradi me betime 6K-d, aga kui me check callime mingit pommi siin, mingi mastit, vaata. Aga kui me betime, et ta jammib, siis see on nagu 95%. Ma ka ei usu, et nagu inimesed nagu bluffivad selles spotis, nagu neil ei ole mastit. Nad ei bluffi kunagi vaata. Sellest, et sul võib ka vabalt flash olla seal. Jah. Et ma arvan, et bet on kindlasti parem kui check. Aga lihtsalt size on, ma arvan, vale. Mart size on liiga suur. Selles ma võin nõus olla. Nii et ainult üks asi selles käes valesti mingit. Aga kui nagu siuke vend on näiteks, kes on nagu mingi fish ja kellel kunn on, siis muidugi pane rohkem, sest ta koolib kunniga niikuinii. Aga see tundub, et ei ole fish, et tundub, et on siukene... Normaalne mängija. Jah, et tema vastu teeks vähem. Avada ta meeldib küll palju reisk.
late positionist. Nii, 500. Pool ja kool. Noh, peaaegu pool botti, see peaks fine olema. Jah. Ai, nahka teed reisk. Ma foldiks ära. Foldiks? Foldiks ära, jah. Ma ei tea reisk. Haige vend oled, Mattias, nii häid folde teed kogu aeg. Sa teed mingid haiget folde, ma ei osanud teha. Vaatan, lauas on poiss 8 ja 3 ja... Vend hakkab praegu oma kuradi... Skaad, vaata, see on nagu tea küll, vaata, aga... Poiss 8 ja 3 Rainbow, minu pocket kunnid, noh. No mis tal on, poiss 8 seal või? No küll me saame teada. Pocket 3, poiss 8, pocket 8. Nahkud 3-dega, niimoodi, nii suurelt panevad eriti haige, mida ma tähele olen pannud Vinamaksis, et nad panevad full natsidega, nad ei tee slow play'd, nad teevad mingi lihtsalt raiuvad sisse, siis vaatad, kuidas ta saab nii hea käsi olla, ta raiub selle sisse. Põhimõtteliselt siuksed spotid on lauas on äss, kunn ja siis mingi törnis lihtsalt raiuvad mingi kaks täkki, siis kaks... No tegelikult ju ega tegelikult väga, nagu selles mõttes, ega väga vale ei olegi, kui see vend ka koolib selle 900, et ta lihtsalt loodab, et kellelgi on poiss ja ta ei suuda poissi maha panna flopisku, et miks ta peaks siis väiksemalt hakkama reisima, siis teeb kohe suurelt ära, noh. Võtab ühe korra suure kuradi Subway, on ju, muidu saab mingid väiksed võileibused. Jah, et ma arvan, et jämmib oma koolina, just tal on see käsi. Ma arvan, et see on halb. Mis tal on siis? Poiss 3, ai... No River 10 ei tule Matisse küll. Jah, fall flop. Oot, see oli, mis see oli, esimesele blandile veel käsi ka või? Üsnagi. Nõme on seal nii deep busti minna ka äris, ühe paari. Nõme on, jah. Call, väga hea. No nii, Pusto Land. Lähme pusti sinna. Mine, mis asja? Lähme või lähed, seal see on nii rüve kood, ma mäletan seda. Ma passin seal... Ma passin, mida vittu raisk. Ma ei tea, viska münti raisk. Või vist, jah. Ma viskasin kuradi, ma pigem lähen pusti. Mul on siuksed tendentsid, et pigem lähen pusti, kui lähevad. Ma ei tea, kui see backdoor flasher on ka, et see väga hull ei ole, ma arvan, aga ma arvan, et ma ei tea, hold on... No tule, ma ei tea, mida ta reisib seal boardil. Ta ei reisib flash'it rootsel ju. Tal ongi kas S10 või S2. Ja... Või on tal, best case stsenaarium, tal on mingi kunn 10 ärtud. 10 võib ka olla. Mis asi? 10. No ma ei tea, see võib ka olla, aga lihtsalt ma räägin, et aga me ei piidi midagi siin. S10. Bingo. See, jah. Et no me ei piidi midagi. See on fish. Suht optimistlik, see on suht optimistlik. Et jah, no me ei piidi väga midagi seal ja best case stsenaarium, kui tuleb mingi emand 10 ärtud, et noh, see on emand poiss ärtud. Et noh, see on parim, mis me saada saame. Got to learn to fold. Jah. No vahest ma foldin hästi, vaata, aga vahest ei foldi. Ma ei foldi kunagi hästi. Petiks vähe 1600. No ei, ma ei... Nii väikselt paneksid sinna? Paneks, jah. Selle peale ma oleks tulnud... Suuremalt võiks panna, kui panna juba. Minu arust. Ma ei tea, ma paneks vähem. Nii vahet ei ole sellest... 1600 on nii vähe, et see juba indussib sükest actionit, mida me ei tahaks. Mingi 2100 äkki oleks fine või? Ma arvan ise 2100 või midagi, 2400 või midagi. Ja mängikski väga exploitatav, et selles spotis, et me niikuinii 8 või 9x-i välja ei foldi. Ei foldi ja... aga siin, kui sa teed väikse peti, siis nad võib-olla mõtlevad, et sul ongi 6 paari ja nad saavad ükskõik millega hakata üle. Aga asja väikse peti mõte on, et see on võib-olla, et kui me mängime nagu selles spotis, et me saab ära kasutada, siis see ei tähenda, et nad seda kogu aeg teevad. Ma ka ei usu, et nad seda ära kasutama hakkavad. Sest see, et me mängime exploitable nagu siukest, võtame vahest üks liini, see ei tähenda, et vastased seda kohe ära teevad, vaata. Ei saa üle hinnata vastased, need on mingid tüübid. Aga ma saan... Ma arvan, check fold on ka siin hea, et see flush thrown laual ja... Jaa, mul liiga rõve. Aga see läks teist moodi käsi. Kas me reisime, koolime, jah, ikka. Ja nüüd tuleb mingi tough spot. Pumm. Fukk reis. Kool. Ma arvan, et ma peaks koolima siin, jah. Ei, ma mõtlen sellest, et ei, aga lihtsalt ma räägin, et see nagu... Ma lihtsalt mõtlen nagu sootprotsess, et kunn on tegelikult nagu sitt kaart. Sellepärast, et meil võib sul olla kunn mutt, on ja S-kunn ärtu kunniga.
et okei, me setti küll ei foldi enne, aga no mis tal sinna halvemat for value olla saab, ainukene käsi ongi 8-9 ja pocket 3. Ja okei, queen 9 ka enne ja queen 8. jah. Et noh, ma nagu ei tahaks siin koolida, aga me peame koolima. Ta võib bluffida ka siukse, et ta võib ju oma mingid ärtud ka bluffiks pöörata siukses asjaga, üks ärtu käes mingi ei, ta ei bluffi seda rivelit. Aga miks sa arvad? Sellepärast, et meil on ka ärtu kunn range'is sitaks ju. Aga mis see... Ärtu kunn, ärtu S range'is. Mis see... Ma arvan, et ta võib bluffida seda rivelit. Ma ei määta seda kätt. Kindlasti ta võib bluffida mingi reaalne, mis ta lõis tõlda seal. Poiss 10 näiteks. Jaa, mängija võib-olla ei bluffi vaata. Ei, ta ei bluffi seda rivelit kindlalt. Tal on seal väljukäsi, aga lihtsalt praegu me kooliks sellepärast, et me piidime nagu osasid tema väljukäsi. Aga ta ei bluffi seal kunagi. Okei. No igastest koolisime. Mis see täring tähendab? Täring on loose aggressive. Lag. Okei. Aga ta ei bluffi seal kunagi, aga lihtsalt me praegune case on see, et me piidime ta osasid väljukäsi. Okei. Mis see roheline seal tähendab? Mingi roheline märk oli ka veel? Kus? See on fish. Täringu all vaata seal mingi vend. See BT-i. Aga see on kala või? Loose. Jaa, fish. Okei. Päris äge niimoodi, vaatad pildi järgi ära, saad teada, mis vend on. Poker Tracker 4 ei ole vist. Mul on see M täitsa meeldima hakanud. No jaa, Vinas on, ma arvan, tead, mis Vinas mängu tuleb? Fold pre. Okei. Vaata, kes Buttonil on. Buttonil on jammi vend, jah. Kus kohas? Buttonil on flatting happy vend. Oota. No, kas just nii happy jammida tal vist ikka BB-t? Ei, räägin Buttonist, mitte big blind'i. Jaa. Aga see 6-7 on ju, no las ta siis flatib nagu. See asja, see on väga halb 30 BB efektiv, mingi flatting range'i vastu mängida. Mingi sticky vend, kes see foldi ja meil pole siuke käsi. Ja kui sa siukeste vende vastu, kes flativad hästi palju, siukse stack deft'iga mängi ainult suuri kaarte, väiksed kaardid kaotavad instant value kohe ära, kes ei foldi ja kes koolivad hästi palju. Pole mõtet üldse mängida ka väikseid kaarte, ainult suuri kaarte. No selle Hold'em Manager 2-ga seoses tahtsin öelda, et need Vina Rexi puhul on vaata palju väiksem kui Starsis vaata, ehk siis sul tekib nagu päris paljude regudega hakkab mingi dünaamika tekkima, ega seda kõike võib-olla ise nagu meeles ei hoia, siis ma arvan, siin tuleb see versus hero stat mängu küll nagu. Ma ei tea, kas sa kasutad seda veel, mingi hetk ma arvan, soovitan sul seda proovida. No ja see on tegelikult hea asi, jah. Cash'is on see kõige sitaks hea asi. No sul on olemas, Poker Tracker 4 seda ei ole, aga see on see, kuidas sinu vastu hakatakse, mingid vennad sinu vastu mängivad nagu versus hero stat. Kas ma pop-up'i saan selle panna? Saad. Sellepärast, et ma pop-up'is ma võin kõik muud asjad maha tõmmata, lihtsalt selle versus hero on. Saad ikka, kindlalt saad, pead uurima lihtsalt. Ma arvan, et Talli liikmete omavaheline action läheb ka nagu meil on seal, me mängime kogu aeg Talli liikmete koos, ma arvan, et see versus... Talli liikmed, mul on meeles... No need on meeles, okei, aga tegelikult... Mul on nüüd, kuidas keegi mind perspektiivi või kuidas ma keegi vastu mängin. Talli, mul on nagu inimeste vastu, keda ma konkreetselt tean, mul on kõik käed meeles peaaegu. Okei, aga ma lugesin, et seda saab kuidagi Poker Tracker 4 ka lisaks selle versus hero. Ei saab ikka, jah, aga selle läheb mingit kädiskatterit vaja või mingit asja, mingit programmi. Okei. Päris hea. Aga see on pre-fold, jah? No seekord läks teistmoodi, see on check. Selle tüübi vastu rahvusselt enne. Mis asja? Miks pett ju? Siis ikka tuleb pettida. Muidugi petid, sul on nii palju häid törne, mis tulla saavad. No jäi tegemata seekord. Muidugi petid. Miks sa alla annad siin olukorras käe lihtsalt? Ma ei usu, et sa oma assasid siin checkiksid või mingid asju kunni või teares. Ma vaatasin, et mingi stiki tüüp, et ma ei viitsi jamada. Palju tegelikult tema, ma arvan, ikkagi oma mingid enamuseid, mingid asju ikkagi triibet. Ma sellepärast paningi selle käe üles vist, et ma kahlesin, kas jätkada tema vastu või mitte. No tõmba korra, Equi läheb lahti, noh. Kus sul on see? Või sul Flopsilla on? Ei, pole midagi. Equi läheb on tasuta programm. Equi läheb kuskil on. Okei, igast ta, no vaata, mis ta 44 range on ja vaata, kuidas ta jõuab siia flopi. Ei ole. Ei ole, mul on vanas arvutus. What a fish. What a fish. Et no easy siibet. Teen nalja. Okei. My bad. Juhtub vahest siukest vigu. Sellepärast mul õigesi käsi. Aga nüüd... No said nuts turn, nüüd oleks edasi pärreldud. Jah. Nüüd ta ei usu sind, saab maha koolida. Siis oleks Riverit jamminud ja nüüd on sul... Koolib 9-ga maha ja... Kunni ta ei foldi. Äss oli isegi, vau. No
mina oleks pustoks läinud siin. Ma ei tea, kas ma seda Riverit bluffinud oleks, aga lihtsalt ma oleks floppi pettinud ja ma oleks törni pettinud juba. Aga ma ei tea, kas ma seda Riverit oleks pettinud, sellest, et ta võib kunniga ära koolida lihtsalt. Aga enamus Riverit ma oleks pettinud, lihtsalt seekord tuli siuke River, aga palju tavapuute käis. Vähe, see on nagu... 7-tega väga ei flätiks üldse midagi. Fold pre, kas 3 bet call või fold? Palju effective stack on? No ikka parajalt tiipi. 35 PB effective. Okei. Et kas fold või 3 bet call, aga 11% vastu on fold. Aga see pole UTG, see on kuradi, see on mingi muu, see on Sixmax, Issin on siin. Ikka arvestab, ma ei tea, tracker arvestab igastahes UTG alla. Ei, Hemmis on teistmoodi, Hemmis ma vaatasin, mängisin mingit... Vaatasin, mul polnud tekkinud, ma olin mingi Sixmaxis jumala palju käsi mänginud, mul polnud seda tekkinud. UTG. Aga siis on 3 bet call see, mitte call. Call on väga halb. Okei. Call on väga halb, 3 bet call, väga hea. No kui sa tahad nüüd karjata, siis 3 bet call, aga mitte kindlasti call, jah. No siis läkski, mängisime edasi halvasti. Check. No petiks juba nüüd. Väga hea. Call. Ikka petiks. Jaa. Jah. Aga ma mõtlesin, kas River peti või mitte? Muidugi petiks, Ace High kooli pikk. Muidugi, paks 30 kilo. Putt sees. Muidugi, 28. Tal õige Ace High mängis Nitastiliga lõpus. Alguses 2 tänavat läks perse. 2 tänavat läks hästi. Sa oleks ju selle venna vastu stacki ka saanud. Tegelikult ma ei tea, kas ta jammib oma S-poiss, ma arvan, et ta võib-olla foldib selle pre. Ja sellepärast ma nagu, no ta 7 vastu ongi see, et avab sealt nii kunn poissi, kunn 10 emand poisse, aga sa koolid seal, siis sa nagu lased out-hitida ennast ja kohe. Ja ma oleks pidanud 20 panema ikka, ma tõstsin vist just need jammi, ma oleks pidanud 20 panema. Ei tea, ma ise sükestes kohtades, nojah, see on maitse küsimus mingi, kas ma panen seal 9, et no mingi nagu natuke alla 20 nagu müügimees vaata, et siis näeb võib-olla bluffis on välja või ma ei kujuta ette. Jah, siin tahame näha bluffina välja näha. Whatever. Vahet ei ole vist enne, võib nii ka teha. Muidugi. Aga hea, petiks edasi. Aga mis te sellest... Paks suuremalt vähe, liiga vähe. Paneks mingi 36 kilo paneks törnis. Okei, ja siis kooliks šove, Muidugi kooliks šove. Aga praegu on vaata, kui sa nii vähe teed, see on nii awkward koolida šove ära, et sul on mingi 75 kilo koolida. Ja sul on Riverisse nagu ei jää nagu eriti häid asju, mis juhtuma. Oleks pidanud jammima Riverist, putsi, miks ma ei teinud seal. Ma arvan küll, et tal on ikkagi, okei, mingid asju sa beatid seal, aga tal on ikkagi 9x on range'is enne. Ja noh. Türa, kuidas ma nii lolla, miks ma... Sellepärast ongi nagu, sellepärast ongi see turni size nii halb ka, et ta ei foldid turnis 9 ära. Ja, 36 000 9x vast väga. Ja siis jam river, et vahet üle, mis river tuleb, põhimõtteliselt jammid kõiki rivereid välja arvatud, ma ei tea. Ma ei tea, mingid riverid ma vist ei jammikski seal, peaks mõtlema. Aga mis kätega sükest, seal oli süke räigelt kuradi stiki vend eelmises käes, et mis seal limp, small blindi limp range oleks siis meil? No kõik käed, mida me race foldida ei taha ja race koolida ei taha. No mingi, ma ei tea, poiss 9 suitajad, 10 poiss, emand 9, 7, 8, 8, 9. Väikseid pokke, kuidas mängiks näiteks? Open shove. Open shove või? Seal oli nii, seal oli ju... 15 BB-d, 16. Eelmises käes oli 15 BB-d või? Jaa, 15 BB-d täpselt. Okei, ma nägin midagi, ma nägin luulusid. Ma siin foldiks. Kuradi, siis ma tegin siin käes väga palju halbu asju. Kuradi, esiteks ma tahtsin taga sisse saada. Miks? 3 bet koolida. 2 paar on nii kehva ju. Koolida ma ei tahtnud, foldida ma taga ei tahtnud. Okei, fold läks praegu päev. 2 paar on nii overrated, et paha hakkada. No selliste stacked sügavust ei küll. Ma ajasin sisse, siis ma ei tea, miks. Ei. Shit, ma tean. Spiu, jah. Ma paningi spiuvi käsis ja et ma ei teeks neid enam, et te kõik näeksite, kuidas ma spiuvin vahest. Jaa, see oli räige spiu, jah. Mis tal oli? 6-7. Skuupisin. Ma ei skuupinud ka. Huvitav, et oma S8-st lahti ei saanud pre-flop. Või jammin. On küll. No siin on halvad mängijad küll. See on 3 kindlasti. Muidugi.
ja täna õppisime need selgeks, et nüüd hakkame räigelt 3-bettima. Ma ei tea, su stat nagu näitab, et sa 3-betid neid huvitav. Ei, ma 3-betin küll, aga ma vahest mõtlen, et äkki on... Mõtled üle ilmselt. Jaa, mõtlen üle. Aga ma 3-betin küll, mu small blind'id panen 13. 13 on juba päris lai minu arust see small blind. Peaks 15 lükkama selle eest. Lihtsalt point on see, et tegelikult... Mulle tegelikult siukse vastase vastu vaadatud koolida ka. Ei, ma mõtlesingi, et kuradi 3-betin, me seda mitte midagi foldima lihtsalt. 0 asjad, aga meil floppame siin normaalselt top paare, vaata. Ei. Ma lihtsalt räägin, et 3-bet on nagu siis parem, kui on nagu vastane avab nagu mingit nagu... Mitte nagu see vend avab kuradi 93. Sul on ju 16 kätte ka ainult. Ei, aga mõtlengi. Aga tonk on ta, me teame, et on tonk 93-0. Okei. Veits reisib ka, vaata. Et siukste vastast vastu nagu sa tõmbad lahti kuradi Flopsillas 93%, siis võid vaadata, kuidas nagu mutt 10 selle vastu mängib. No üli hästi mängib. Sa hoiad kõik sitemad 10 sees, sitemad emandad sees. Siukse range'i vastu, aga kui ta avab nagu mingit siukest range'i nagu näiteks ütleb, et ta avab 40%, siis ma nagu kindlasti 3-betiks juba, et siis ma ei tahaks koolida enam. No ja enamus ikkagi, kui me võtame nagu enamus ikka ongi see... 40 on isegi vähem, 60%, aga 50-60%, siis ma kindlasti 3-betiks juba. Aga ta avab nagu mingi 100% põhimõtteliselt, ta nii palju ava enne. Aga ütleb, ta avab mingi 80, et siis juba kindlasti kooliks. Aga noh, samas jälle mutt 8 ikka 3-betiks on ja mutt 9. Siukse venna vastu ma 3-bet bluffis küldse, ma lihtsalt foldiks ära enda sitat ka. Okei. On liid hea või? Ei. No big blindisse nii ei saa läheneda ju. Kuidas? No nii nagu sa ütlesid, et sitat foldiks ära siukse venna vastu, nii öelda nagu sitt, et siis mutt 8 foldiksid ära või? No kui ta avab, no ta post-flop tendentsites ka. No meil ei ole infot lihtsalt, tal on nii vähe käsi. No kui ta avab kuradi nii palju ja mul see info, mis on selle kohta, siis ma emand 8, ma ei tea, emand 8 oleks võib-olla see, kes mida ma koolida tahaks. Võib-olla. Aga mingid 7, 8, 8, 9, kui ma tahaks midagi teha, siis ma 3-betiks, aga ma ei tea, kas ma üldse nagu game perspektiiv mõtles, tahaks ma siukest venda 3-betida bluffida nendesse, ma ei usu, et ma tahaks. Need vennad nii foldi midagi ja miks ma tahaksin hakata botti suuremaks ajada mingit venda. Ja see oli minu argument selle käe lähenemisel, alguses vähemalt. Aga nüüd ma liid on pask. Liid on halb. Mind reisisin, ma koolisin. No muidugi koolid, aga liid on halb, muidugi ta pestis support'i niikuinii ise. Ja liid on pask. Selle me tegime selleks. Check. Nüüd, what we're gonna do? No 10 kilo. No ma panin veits vähem. No liiga vähe. Vaatsin 7 pannud. Jaa, foldi ässä, sest ta on 93, ma ei tea, miks ma nii vähe panin. 10 on väga hea. Vahest panen. Vaatasid, et sul vaja ja midagi tahaks saada resk, aga ei julgenud palju. Jaa, või täiesti, no võib-olla mõtlesin mingi mutt-X-i peale, aga me blokime mutti ja S-X on millega S-X-iga mind reisib, mitte mutt-X-iga. Ma võib-olla mõtlesin, et ta ei tšeki kunn poissi tagasi ka, nii et ma ei mõtle oma käsi läbi, kui ma mängin. Vot selles on probleem. Selle probleemi ma hakkan lahendama räigelt varsti. Lähitulevikus, täna. Ei, praegu ja nüüd ja kohe. Jaa, täna. Ja 10 päris hea, all in. Päris hea, kuradi ei ole tire fuck reis. Fold! Vaadake ta 3-betina. Easy fold. Kus? Mingi 500 kätte 3-bet on keskmine 3,6. Siis on... Vaata, mis stackiga ta 3-beti, easy fold. Jaa, easy fold, aga kui oli minul easy fold? Tira, ma ei tea, miks ma panin siis? Ma ka ei tea. Tal on hea välju käsi. Seal on monster, absoluutselt. Seal on Madise lemmik käsi lihtsalt. Pocket mutid. Queens. Jah. Ma ei tea, miks ma foolin. Ma ka ei tea. Ma tahtsin foolina, ma hakkasin vajutama. Olid pimestatud 10-test. See on... Paremad. 10 titivad kõige paremini see ette. See on jah tavaline diagnoos. 9 titivad paremini tegelikult. Mul on 10. Ei ole. See on tõestatud. 10-tega ma teen kõige rohkem, võib-olla 9 titivad kõige rohkem sette, aga 10-tega teeb kõige rohkem neid suck-out'e. Jaa, sellepärast, et sa teed 10-tega bad playsid kogu aeg. Ilma 10-te rida ka ei saa, noh. Täpselt. Ja ilma 5-ta. Sinul on 5 kogu aeg sees, Paul, seda me teame kõik. Nojah, Paul oleks selle käe võitnud ka, nii et Paulil on õigus.
said, pane next hand, said südamelt ära. Kolm bet. 22 kilo. Ui. Paistin, see on gross. See ongi see käsi, Oskar, mille pärast me seal 4 maxis kuradi lõppu ei jõudnud. Fold. Mis sa arvad, Matt? Ma ei tea. Fold, jah? Ma olen nagu niti perspektiivist, vaatan seda asja. Mattias? Oota, mul oli telefon, ma panin cancel'isse, siis ma ei kuulnud, mis te rääkisite vahepeal. No Button avas, 3 betisime ja nüüd Big Blind Cold showab. No, mis seal on? Easy fold? Ma arvan ka, et see on fold. No. Sest et ta showab ju seal su domineeritud ässasid nagu ülitihti lihtsalt. No, eriti siuke vend ka veel, kes on 51-14. Tal on see last queen. Kes nagu, kellele meeldib kooli. 14 tal on UTG ja muidu tal on 67, 23 linkus. Aga jah. Näid, seal oli see Versus Hero juba, tuli korra ette, nägid või? Kus? Ma ei tea, ma nägin sul viskas mingi pop-upi, kuskil oli Versus Hero. Ei, mingi valge taustaga. Näe, seal ongi, jah. Mis see on? See on Re-Steel Versus Hero, jah. Seal oli mingi suur tabel ka, korra nägin. Kus ma saan selle? Seal on siukest asja vaatades siis, kui sul mingi 10 mul ongi Versus Hero stat olemas. Ma hakkan seda kasutama. No ma koolisin ja kaotasin kõik turniiri ära, kaotasin kõik. Mis sa arvad, et ta showab seal S10 või? Jaa, ma arvasin, et ta showab seal palju asju. Mida veel? Many things. Jack 10 ja värke. No ei tea, kas seda Queen Boys'i näiteks. Ei usu. Aga meil on 1,5. No jah, ma ka enam ei usu. Siis uskusin. Ma praegu, kui ma seda kätt vaatasin, siis ma ka ei uskunud. Aga sel hetkel ma uskusin südamest, kogu südamest. Jaa, eks me oleme kõik believerid. Ja tuleb 3 betit. Miks ei tulnud? Muidugi. Ma ei tea, miks ei tulnud. Kas fold või 3 bet? Jah. 3 halb. Ilusti 3 kaadis. 2,8. 2800, 2700. Käime need põhjused ka siis uuesti üle, et raske... Miks kool halb on? Sellepärast, et... Sul on bot-out seal juba kool. No jaa, aga sa lased kõik paremad emandad on sul seal sees ja kui sa saad emandale pihta, siis on kahtlane mängida. Kui sa ainult 2 paari peale mängid, siis sa võid ju enituud seal koolida. Meil pole no aga sealt võibki ju suht enituud koolida või või? No võibki põhimõtteliselt, aga miks sa siukse käega tahad sealt... Ma arvan, et see ei ole, ma arvan, et see ei ole isegi kaotav mäng, aga ma arvan, et kindlalt me võidame pikas jooksus rohkem, kui me võtame siin 3-bet line'i. Muidugi, ma arvan, et 3 betis võidad rohkem. Loomulikult me tahame rohkem võita, ma tahan ka rohkem võita, siis ma ei tea, kas ma ei 3 bettinud. Ma pean oma 3 betti, mis on paar protsenti ka vähem suuremaks tegema. Mis mul keskmine on praegu 8,4, Buttonil pole eriti vähe, ma ei tea, miks ma Buttonil nii vähe 3 bettinud, 7 ainult. Small blindid 13,2. Mäng läheb palju põnevamaks ka, kui me siin neid no showdown botte võidame, mitte ei aja mutt 9 taga või seal mingit rida loodame flopata või mida iganes. No ma võtsin liidi variandi siin. Aga liid on okei siin, ma arvan, ei ole või? Ma arvan küll. Jah, ma arvan küll. Size'id peaksid ka fine olema siia ma arvan. No nüüd foldiks juba. Ilus. Jah. Sain hakkama. Vau. Ma ei tea. Tere, ma arvasin, et ma panin sisse sinna. Tere, ja. Kena reis. Ainult üks tänavasitast mängitud. Kui me ma ei tea, mis seal juhtub muidugi. Kes koolib ja kui üldse koolib? Ja, pole mõtet seda hakata siin kätte. Nii, 3500 tuleb, one time. Ootare. Ma arvan, et kool on fine. On jah, tegelikult on jah. Ma vaatasin seda äkki uuesti, siis ma vaatasin kool on fine. Positsioon on ka. Muidugi. Nii, checki, bet, kas raise, call, fold? Ma kooliks. Ma ka. Sellepärast, et no koolime, ma tean. Selle 3-betiga saavutame. Või no mitte 3-beti, vaid reisi. Ei, me saavutame midagi reisiga, ma tean seda. Ma ise ei tea seda, ma tahakski teada. Ei, me ei saavutada suurt midagi. Võib-olla saame mingi 10-9 vastu sisse või? Ei saa vist. No, võtsi,
ma ei tea, no võib-olla saame vaata, aga pole tarvis, meil on positsioon ja meil on ruutu on olemas ja siis... No sõltub, kuidas me nagu mängiks selles spotis enda range'i. Kui me reis on ka vabalt võimalus, aga siis me peame nagu olema valmis ära stackima, mitte me reisi sellepärast, et umbes, et foldida. Ja kui siis me peame olema kindel, et vastan on siuke vend, kes selle 8, 9, 10 ka on võimeline sisse panema. Aga kui me seda ei tea, siis mulle meeldib kool rohkem. Nii, uuesti kool. Yes. Karvan on, aga midagi teha. Oi, ma ei tea. Oi. Ai, pläe, see on täpselt see. Mul on mastitõmme, not flash'i troova. Nüüd sain ässale pihta või? Sain ässale pihta ja panen 6000. Ma jammiks, ma arvan, või reisiks suurelt. Selle riveri või? No ja siis nagu, ma vist siis esindad nagu mingi slowplated maja. Ja ei, ma mõtlen, jah, esindad. Aga need, ma ei soovita minas seda laini võtta. Nad koolivad sind ässaga maha, ei kooli või? Ei, mina ei soovita. Ma ei soovita võtta just sellepärast, et see vend on see võib siin... Sa ei tea, mida sa siit näha võid, aga tegelikult ta võib siin halvemaga kooli, see vend võib siin halvemaga kooli. Seda ma ei tea, kuidagi... Ma ei tea, see pett, mis ta tegi, see näeb küll mingi, ma ei tea, pigem nagu mingi emandate kunnide moodi välja. Siuke väike plokk pett või? Ma arvan, kes on emandade kunnid. Mulle nägi see välja, et kuradi, et kas mul on kunnikümmet ei mängiks niimoodi 2 tänavat. Kas kuradi mingi ma panin ta pastet roovi peale, aga ma lootsin, et ta pole ässat. Ma lootsin, et ta on ilma ässata pastet roovi, et ta üritab odavalt kuidagi proofida. Miks ta peaks odavalt proofima? See on välju kindlasti, see on välju. See on kindlasti välju. Aga ma ei tea, ma tahaks reisida siin, aga kui te ütlete, et see ei ole linas hea, siis see on fine. Ei ole jah. S6 vastu poleks töötanud ka, aga... Ei oleks. No see ei oleks S emanda vastu ka töötanud. See oleks siis ei tee seda play'd, siis ei tee. No nagu in general, mis ma olen näinud, siis nagu nad ei taha foldida paare, eriti kui see on S-a paar. Kindlalt nagu. Okei, siis ei tee. Nad panevad sind proofi peale alati. Okei. Ei, nad nii kaugele ei mõtle, ma arvan, et nad vaatavad, et neil on S-ale pihtus. Kõik, mis nad vaatavad. Mõni paneb sind proofi peale ka. No on size fine, peaks olema. Ma ei tea, Mart, sa võid tšekkida ka seda boardi. Jah, võin jah. Aga miks tšekkida seda boardi? Sellepärast, et see Karokris, ta stäbib seda boardi suht tihti. Ja kui meil on emand ja üks emand on laual, siis kellel veel saab emandat olla väga. Aga kuule, kui ma nendes spotides nüüd kogu aeg tšekkima hakkan, siis ma ei saagi oma C-beti 80 peale kunagi. No sul on emand ju enamus korda, sul pole emandat, sul C-betiku sul emandat ei ole. Okei. No aga ma saan ikkagi ju seda... Aga miks mitte väljut hakata ka võtma? Millelt sa väljut võtad? 4x-ilt, 5x-ilt või? Aga kui siin oleks... jah, näiteks nii emand 10-5, siis juba ikka oleks normaalne see. Siis muidugi C-betiks, muidugi. Lihtsalt sa mõtled, et 4-5 ja neid ei ole väga nii palju range'is, et siis loodad, et hakkab ise ehitama. Selle venna range ei ole siin 4-5 niikuinii. See oli ka botis või? Tema oli ka botis ja sellepärast ma tšekikski. Oleks heads-up bot, siis ma kindlasti tšekiks, selle vennaga oleks 1-1, siis ma kindlasti C-betiks. Aga kui see vend oli ka, siis ma kindlasti tšekiks ja laseks tal bettida neid käsi, millega ta muidu minu beti peale foldib. Ta stäbib lihtsalt positsioonist. Ja kui tal ongi näiteks mingi pocket 8, pocket 7, pocket 9, siis ta nii betib neid käsi ise. Ja siis ta nagu, võib-olla ta koolib ka meie betti, aga lihtsalt siis me anname talle võimaluse nagu neid käsi ka bettida, mis muidu foldiksid meie beti peale. Ma arvan, et neid käsi on ka piisavalt palju. On, ma olen nõus. Ja meie käsi on juba piisavalt hea ja me põhimõtteliselt ei karda midagi seal ja me tahame võimalikult nende nõrgema poolsest range'ist tahame võimalikult palju raha botti saada. Fine või? Ma ei tea. Miks? Ei tea. Ma ei tea. Ma ka ei tea. Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, kes siis teab? No sina tead, sina pettisid. No ma panin for value siin troovide vastu ja kehvem mutiks ja pocket 7, mul oli need pocket 7 äkki tahavad 3900 kooli, aga 4300 ei taha kooli. 3600 äkki. Mul oli siis need range'i vastu, et tal on need troovid, värgid, et natuke võiks olla ikka 4-ga pigem kui 3-ga. I think it's fine then. Mina isiklikult arvan. Nii. Ui, pomm. Terve bot. Ma ei tea, ma arvan, et peame foldima. Fold, jah. Mulle meediks uksel boardil check rohkem kui bet.
Kus? Flopis? Flopi check jaa. Et see vend seal... Tere, vaat see ongi et see, see tagumine vend saaks tääbida seal. Ja, aga mul see kuradi, mul on see... Sa võib-olla ei näinudki võib-olla, et sul on seal 3 vend botis. level 1 thinking, et kuradi, et oma mastitõmme laual, siis ma pean pettima. Jaa, mul on ka see level 1 thinking päris tihti. Ma hakkan oma mutti siin protectima, et siin nii palju troosid, siin on kurat rea tõmba. Jaa, et siin on kõik räägib troovid, aga tegelikult siin pole, siin ainult see poti on, muid troosid pole. 6-7 on ka, jah. Mingid kuradi... Tal ei ole 6-7. Tal ei ole kindlalt 6-7. Tal on, vaat. Aga... Saab tšekkida, jah. Ma arvan ka. Ja sa tahad seal check-callida näiteks mingi pocket 10 ja pocket 9 ka ju? Pocket poisse näiteks. 3 bet või defender. Kumb? Suksed 40 BB pluss 40... 13 prossa käsi või? No siis kindlasti 3 betiks. No tegelikult ei ole 13, sa vaatad kogu aeg seda, vaata meid on siin 5 tükki. Pigem on see stat. 43 või? Jaa, cut off. Siis ma 3 betiks. Jah. Ma ei tea, miks ma teinud seda. Ma teadsin, et sa floppad 2 paari, jah. Ainult potit ei ole, see on jagavits. See on citrus. Jätkata siis üldse, kui meil on potis ja pole. Miks ma teadsin, ma tegin nii koleda asja siin. Kool, easy kool. Ma ei tahtnud, ma ei taha näidata. Mind reisin. Ei, miks? Ei. Ma ei tea. Väga tugev näed välja, sa näed ikka megastrongi, ei ole või? Ma näen, ja ma ei... Ja teate, kui asja point on see, et ma ei mind reisin mitte kunagi, see on esimene kord elus, kui ma tegin ju. Miks ma üldse sükses poti valisin? Tahtsid stacki sisse ajada S-poisi vastu, kunnida vastu ju. Jaa, tahtsin küll, jah. Aga ma ei tee seda. Rahad sisse, aga praegu sa annad talle võimaluse foldida. Ma ei tee seda kunagi. Overpairid, ma arvan, ikkagi taavad seda, hakkavad edasi pettima nagu. Jaa, ma lihtsalt, ma ei tee seda kunagi ja nüüd ma otsustan teha seda kõige olemas kohas. Ma ei tea, mõtet. Ta foldis kohe ära, jah? Kurra. Ma läksin närvi endale peale lihtsalt. Kohe insta ei ole hullu tees. Miks ma putsi mind reisisin, ma kunagi teen, nüüd ma otsustan võtta selle spoti, kus ma ei peaks tegema seda ja tegema seda. Jah. 11 000, nagu nakst. Põmm koolis. Palju ta see on? Put on open? 45. Siis... Ma ei tea, ma S7 kooliks sealt. Ahah. 3 betiksin seal mingid sitemaid käsi. 8-9, mis floppavad nagu hästi, aga ei kannata koolimist pre-flop. S7 ei floppa hästi. Aga kui sa oled ma küsin lihtsalt side note, et sa sa flatid, ma saan aru küll, mis põhjustel sa flatid on ja. Aga siis sa pead olema valmis nagu... Sa tead, et selles suhtes, et sa lähed ikkagi weak range'i vastu mängima post-flop, aga siis sa pead olema valmis mingid pärreleid seal koolima ja ma ei tea... Ma olengi, miks ma ei ole... Ma lihtsalt räägin endale selgeks, et siis mul ongi vaja hakata nagu... Siis ma ei tohi nagu foldida väga kergekäeliselt kohe neid floppe asju. Muidugi ei tohi, mis asja. Et sa pead ikka seda mõtlema ka, et nagu milline sinu flatting range välja paistab ja palju tema avab sealt. Kui ta avab 45 no, see on ikka massive. S7 on nagu väga hea käsi selle vastu, miks sa peaksid... No tuleb seal mingi Jack 8-3 board. Jack 8-3. Jack on tuus või? Okei, ma küsin siis niimoodi, et pärast tegin postlup. Et aga miks sa tahaksid nagu S7, ütleme ta avab 45%, et sa koolid enne, siis sa mängid nagu 45% vastu mängid flopis. See on väga hea, jah. Sest S7 floppa kõige tuusema, ühe top-paari floppab, aga teist top-paari ei floppa. Kuule nüüd. Siis sa ju mängid 45% vastu, mängid flopis ja S7 mängib selle range'i vastu üli hästi. Mängib, jah. Aga samas, kui sa 3 betid, siis sa mängid flopis kohe mingi kuradi 15% vastu või mingi 14% vastu. Ja S7 mängib selle range'i vastu üli sitasti. Mängib küll. Ja okei, sa võtad küll pre selle poti vahene, aga samas siis sa võid seda N2-ga teha juba. Et nagu siis sul käel pole tähtsaks. Raiskad oma S kõrgeid siis põhimõtteliselt. Aga käsi muutub nagu siis tähtsaks, kui te flopile jõuate. Ja kui te flopile jõuate, siis S7 on nagu ülisitt käsi, millega sa flopil olla. On mul pointi. Mulle tundub, et see on okei, mõtlemine. Aga siis ongi need mutt 10 ja queen poisid paremad käed, mida koolid on, jah. Ja, ma 3 beti, okei, SP pealt nagu emand 10, ma 3 betiks juba.
aga ma arvan, et kunn 10 ja kunn poiss, siuksed käed, sa võid ka julgelt koolida siukse stack death'iga. 45% vastu. Et kuradi, kui me oleme siuksed, no ütleme suht nagu turniir on piisavalt kestnud, me oleme mingi 30 pp pluss, siis me võime suht paljud asjad mingi 8-5. Ei, 30 pp-d ma ei kooliks, siis ma kindlasti 3 petiks, isegi 45% vastu. Et siis meil on nagu see preflop massive juba fold equity ka ja siis me lisame päris korraliku osa omale stackile ka siis nende stack size'ide juures. Ja, kui praegu me oleme 60 pp, siis on ka mõtet. Jaa. Ja, ma vaatasin valesti. Mina jääb pruuvi seda 3 see oli mul mingi automaatne otsus, see polnud mõeldud. Ma 3 petiks mingi 8-9, mingi poiss 9, mingit midagi siukest. Ja 9, 10, no mida iganes, mingid siuksed asjad. Ja siis see on hea check flopis on jah. Ma ei tea. Ma ei tea, Pro-töö on laual, ma ikkagi petiks. On seal mingid asju, mis koolivad meie petti, kunn mutt, poiss mutt, 10x. Ja no nüüd see pole vist valmis nii-öelda ära maha koolima, 3 pärreli. Põhimõtteliselt võid ennast all-inni koolima, kui otsustad pettida. Kuradi. No ma arvan, et ma midagi siukest võisin võtta küll. Ai, miks ma foldisin? Palju see, mis sa tegid? Palju sul käsi veel alles on? No veits on, nutt palju. Mitte palju, mitte palju. 15 lasknud reis. No ma olen enne seda, ma olen vähem saanud. Ei, ma ei selle, ma lihtsalt panen vahepeal pean video ilmselt kinni panema. Miks? Ma ei viitsi neid pärast kattida, ma ei viitsi 2 tunni seda korraga üles panna. Okei. Palju praegu olnud on? Tund 16 on Koidu oma olnud. Okei. Mul pole palju teeme siis 15 minti veel, see on 12 tundi, see on fine, siis ei pea katti peale. Jaa, teeme nii, jah. Sorry, Koit. Pole hullu, mul saabki 15 minutit tehtud, mul on enamus käed ära. Okei, siis ma põdesin niisama. Türa, miks ma siin brook läksin üldse, fuck see. Oi, see oli hea board ja üks brook. See on see, et kuradi ässad pimestavad level 1 mängeid, nagu minagi. No, mina ka, mind pimestab see, kui mul on üle 10 laua ja siis mul oleks mul 6 laudal, ma paks never. No tuleb lihtsalt harjuda, tegelikult see 10 lauda ei ole midagi hullu. See iga üks suudab selle selgeks saada, ma arvan. Ma olen mänginud selle 10 pluss lauaga eelmisest suvest saadik põhimõtteliselt, ma pole ikka ära harjunud. No Vina software on veits sitem kui Stars. Pole siiamaani ära harjunud. Palju lauda sul tavaliselt, Mattis, on keskmiselt? Tal on vähem. Sul on vähem, ma tean, ma olen reidid. Ei ole vähem. 10 on ikka minu arust, ma olen küll näinud Mattisel 10. No mul on mingi 7 kuni 14 umbes, midagi seal vahemikus kogu aeg. No Ranno üldiselt ta laseb mingi 6-ga. No ta mängib ju ainult suuri ka, ma mängin ju väikseid ka. Ma olen näinud Rannot ka ikka mängimas. Come on. Ranno mängib ju 100 pluss ainult panin. Mängime enne ühte kaad, putsi, see on küll strong. No, siis Mattis, sa lasid enne 10 kaada, või mis see oli? No, vahet ei ole, igaüks võib vahepeal midagi mängida, aga kui ta regular ei ole, siis igastes ei mängi ikkagi seda limiti. Vahet ei ole, no see selleks. Aga ta mängib food küll jah, aga noh, see pole see teema praegu, arutub käsi parem. Jah. Et aga ma foldiks flopi, ma arvan. Kuidas? Selle bot size petile või? Kohe foldiks ära või? Ma panin sisse. No, kole, väga kole. Ei no, meil ei ole ikka hea austamist tulla saada. Ma panin selle käe üles. Lootma, et ta maha rahuneb. Et te näeksite, kuidas ma spjuvin, sellepärast, et ma nägin kohe ära, kui ma selle peale seda jammi ma nägin kohe, et ma tegin nii kohutava asja lihtsalt. Ei no võib-olla flopi kooliks ja foldiks turnina. Ja ma mõtlengi, et flopi pead ikka koolima ju. Või no, sa ei pea koolima flopi, aga lihtsalt nagu looda, et ta siis tšekib turni ise või midagi, mis iganes. Et võib-olla flopi kooliks ja siis foldiks turnina. Aga tahaks juba... Äkki hitid ässa turni, sa ei tea ju kunagi. Teoorias tahaks juba... Teoorias saaks hea flop foldi. Aga in-game ma ei tea, kas on reaalne. Kui keegi kõrval on, siis tõenäoliselt hakkaks sind narrima. Ma ei tea. Vaevalt küll. Ma ei tea, mis sa arvad, Lauri, selle ässade foldist? No ma ei tea, seal... No Lauril on ka foldimisega probleeme vist. On foldimisega probleeme. Eks see on aus. Pane edasi. Siin oodatan. No. Ma ei tea, siin midagi. Siin midagi. Ta liidis. Koolisin. Kool. Jammis. Ei. Ma mõtlesin, kas võtta väljut sinna. Muidugi, 6000, 5000. Vaat liiga palju.
see oligi mu küsimus, kas palju ma panen? 4000, 5000, 6000 on palju, 4000 ja 5000. see käsi läks nii kiiresti, pane korra alguses. Ma olen aeglane. Oot, see on mingi kerge käsi, mul ainult Riveri küsimus. Ma ärme raiska, ma tahan kõik käsi. Okay. Avasid, said koolid, panid, mis tegid? See kool. Nii. Nice. Lead kool. Ta leads, okei. Fine, jah. Ja siis lihtsalt tšekkis. Check, jam. Jam on palju, 4 kilo on palju. Said kooli, ei saanud? Ei saanud. Ei saanud, ma ei usu. Well played, jah. Ma kooliks preflop. Position goal. Tere tegelikult meil vist piisavalt paljud set mainida isegi. Muidugi, 100 PB-d. Hästi. 150 Miks sa tahad PB-d. seal 3 beti? Ei 100. Miks sa seal 3 betida tahad üldse? Ma ei tea. Autopiloot. Ma küll ei tahaks. Ma ka enam ei taha. Out of position kooliks jah, meil on nii tugev käsi ja mängib Silver Race botis üli hästi. Aga meil ei ole nii tugev, et me tahaks sealt pre hakata ära stackima. Kas 3 betime või jammime? See on küsimus. 3 betiks ikka muidugi ju, sassi. Ma ei tea, miks ma 30 PV-d ju. 22 000 oleks peanud panema, ma ei tea, miks ma jammis. Vähe, mingi 26. 26 on fine. Pask. Jälle. Jälle see käsi, mida kooliks. On või? Jaa. Ta Butonilt väga palju ei ava kusjuures. 25 ainult. Sul asi on näha. On vähe käsi ka. No siis ma just ei tahaks 3 bettida. Okei. Oi, mul pea sassis juba. Suited. Mul on pea sassis. Suited ka veel ju. Miks me 3 betti? Vaata effective stack death'i. No jah, see on ka üks asi. No läks lappama, seekord panin. No pane korra tagasi algust peale see käsi. Sul on 30, 35. 35 PB-d ja noh, S4 suited. Off-suiti, ma ei tea, kas ma tahaks isegi hakata off-suiti 3 bettima 25% vastu. Ma vist ei tahaks, ma lihtsalt foldiks pre-S4 off'ised. Aga suitid ma kindlasti kooliks, ma kindlasti ei 3 betiks. Lihtsalt sellepärast, et suitidel nagu mingi value on veel ekstra ja 25% ikkagist avab seal mingid queen poisid, queen mutid, mingid kõik asjad, mis on nagu ace on nagu hea nende käte vastu. Aga kui me 3 betime, siis ma ei tea, ma ei usu, et ta mingi, et kui ta on siuke vend on, kes 25% avab, et hakkab seal 3 beti koolima mingi poiss 9-ga või ma ei tea, mingid siukeste kätega. Et nagu, kui ta nii vähe avab üldse, siis ei ole üldse garanteeritud, et ta üldse avab siukse käsiselt. Et kindlasti kooliks on. Äss on piisavalt hea, et sealt koolida lihtsalt mitte hakata bloated bot'i mängima out of position. No whatever. Tõenäoliselt enamus käed lähevadki niimoodi, et sa pead hakkama lihtsalt päreldama ja tõenäoliselt olid ees lihtsalt Lätiski mingid 90 seal, et nimega siukest. Aga lihtsalt, et räägin nüüd kiiresti asjad üle, et 3 betime nagu 90 tahaks küll, 90 vastu tahaks ju 3 betti. Ei, oota, mis asja? Miks mitte? Oota, mis asja? Küsi uuesti korra, ma ei saanud aru. 90 vastu tahaks 3 betti või siukest asja. Mis 90 vastu? Et kui et me oleme autoposition, et ma ei tea, kas ma tahan hoida neid asju seestel. Miks sa ei taha? Miks sa ei taha? Ma ei tea. Miks sa ei taha? Saab tuleb mingi laud suke ja siis ma ei saa teda maha. Tegelikult sain maha. Miks sa pead üldse maha tahtma hakata saama teda, kui Ace Sai on piisavalt hea, et suht tihti seal? Tegelikult on, jah. Miks sa pead üldse hakkama sealt mingi bluffima? Eesmärk ei olegi bluffida, eesmärk on lihtsalt sa koolid sellepärast, et sa oled ta range'ist nagu ees. Ja see Ace Sai nagu on sellepärast ka hea, et Ace Sai boardidel ta lihtsalt hakkab bluffima sulle. Ja sul on Ace Sai ja suht tihti oled nagu hea käega, 25% sees on nagu piisavalt käsi.
mille vastu Ace-High boardidel, kui ta otsustab pärreldada, siis me oleme vist hea. Ja me saame terve stacki selle asemel, kui me 3 betime pre-flop, me kahandame selle range'i kohe siukseks, mille vastu S4 mängib marginaalselt, võib-olla üldse sitasti. Ja noh, me oleme 3 betis seal mingid 10 poissi, emand 10 näiteks, et nagu kõiki siukseid käsi, mis nagu meid domineerivad, et kui me flatime see näiteks, et kui tavab näiteks emand kunni, emand poissi, et või nagu kunn 10, et noh, et siis nagu me ei domineeri nagu selle käega midagi ja meil läheb nagu initsiatiivi vaja. Et tema nagu nii-öelda meist hetkel paremad käed nagu välja foldida, aga S4 ju on nendest paremid, kõikidest nendest kätest. Jah. Et kui make sense. Ja eks seda tuleb veel paar korda üle korrata, ma arvan. Eks see hakkab vaikselt kohale jõudma ka. Mul vähemalt. Kuradi blindidest mängimine on... On see 3 bet? Ei, nagu see 3 betid koolid, aga palju ta avab? No, suht tihti. Ma ei tea, 29. ma arvasin close, ma ei tea, can go both ways. Okei. Off-suite'i kindlasti ei flati. Mis off-suite'iga siis 3 bet koolid või? What the fuck? Ma ei teagi, mis on... Foldid pre lihtsalt. Ma foldin vist pre, jah. Või ma 3 bet Off-suit, foldin. fold pre. Kõik on nagu valid option. Ma arvan, et 3 bet fold on hea, aga call on kõige... Aga mis sa siin praegu pakkusid suidiga peaks 3 bet koolima või? Et variant on või? Variant on 3 bet koolida, jah, aga ma arvan, flat on ka... Siis sul peab ikka olema päris agressiivne vastane, kui sa hakkad minu arust seda king check suiti 3 bet koolima, ei pea või? Ma ei tea, kui tahab vist 29%, siis ma ei tea, ma arvan, et see on... Noh, ei ma ütlesin, can go both ways, et peab olema agressiivne vastane, jah. Aga noh, ma suitidest võid flattida seal, ma arvan, mingil määral. Sõltub post-flop tendentsites ka, aga ma ei tea, mul ei meeldi lihtsalt see spot üldse. Et ma ei tea, mis me in-game teeks, ma ei tea. 3 bet foldida, noh 3 bet fold nagu ei ole varianti, näiteks kui me 3 betime, siis me peame koolima, me 3 bet foldi nagu kunn poiss, et sellepärast ma 3 bet kooliks. Et aga kui ma ei ole valmis nagu 3 bet koolima, et siis nagu flatiks, aga nagu mul flat ka tegelikult väga ei meeldi. Noh, ma ei tea. Mul, samad mõtted põhimõtteliselt. Et nagu, noh, kuidas sa ise tunned, et ma arvan, et siin ei olegi mingit kindlat lahendust. Ma ei tea, miks ma turniga olisin. Õpikusse siis seda spotti ei saa kuhugi kirjutada täpselt välja. Oi, türas. Ma arvan, et seda saab flop-sillaga ära teha selle spoti. Ta tšekkis flopi, pani turnis 12k-d ja siis tuli siuk... Türa ma mõtlesin, et vaps see hea repida, aga siis ma pärast mõtlesin putsi küll. Tal oli nii kuradi tihti siuk asi, mis tal praegu on. Jammisin ja siis. Täitsa halb on, jah? Ma arvan, et fine. On fine? No, siukse liini võtta, siis ma arvan, et see on parem kui kool, kindlasti koolida ei saa. Ma arvan, et fold ja jam, ma arvan, et noh, ma ei tea. Mõlemad on fine. Ma arvan, et ega fold ei ole halb. Ta ei pannud see nii vähe, ta pani 40% pani. Ta võttis turni ja rivele, aga siin ma mõtlesin, et tal aga flopi tšekkis vaata siuke kuiv laud ka, et tegelikult tal võis siin poisid, mutid, kunnid. Jah, me saame kõik foldima. Aga tal oli nuts, vaata. Sellepärast ma vaatasingi, et sitast mängid. Aga nagu ma mängisin parasuguse kätt, siis ma mõtlesin, et ma mängisin hästi selle. Ma arvan, mõlemad on fine. Okei, väga hea, siis ma ei olegi, siis ma olin lihtsalt resultsorientud täiesti. Just sellepärast me tahakski pre-koolida, et isegi kui me koolime pre, siis me nagu väga tihti ka ei domineeri midagi. Selle käega just. Ja 3 bet koolida, noh, kui me 3 betime, siis me ei foldi office'leni. Aga no ma ei tea, kas see on nagu optimaalne, et 29%. Ma ei tea, nasty spot anyway. Aha, see on... Jam pre ju. Ma jammin ka seda nüüd vist pre rohkem, sellepärast, et seal need... Siin on jam pre või? Ma ei tea, noh. Võib-olla... Aga kui on siuke laud, et väga ei flatita pre-flop ja mängitakse straight up, siis võib open ka olla fine või mis te arvate? Jaa, muidugi. Aga siin on mingi 20... Ma ei tea. No selle vennaga meil oli ajalugu, see on sama tüüp, kellele ma spiusin selle... Ma ei tea spiuvinud, või lihtsalt kaotasin selle raha kunn poiss käe. Ei, open, muidugi fine. Open on muidugi fine. Just see jammis puts, mis ma teen nüüd. See on nii hea spot openida, sellest, et see vend on 60 kilo siin. Jaa. Ei, open on kindlalt. Ma seda stacki ei näinudki üldse alguses.
ma vaatasin, et sinust äkki saisi kohe. Ja open kindlalt muidugi. Ja, open meil pole. Aga nüüd ma tahaks foldida juba. Ma ei suutnud. Tal oli ka nutajad käsi. Ühe käe pealt ajalugu, noh, ma ei tea. Ma ei usu, et ta seal sitemat soovib. Ei soovenudki. Aga tõmbasid ära, well played. Well played, jah. Oota, mis sul on nüüd? Palju käsi on veel? 3 või? Okei. Vaatame ära. No pane korra siit tagasi korra, tahaks näha, mis seal oli. Call, mis teed nüüd? Miks sa ei jammi seal? See on... Türa ma ei tea. See call on väga... Flat on veits halben ja siin tuleb... Kogu aeg tuleb sul overguardi floppi. Jam, easy jam. Jam, jah. Siis ei vaatagi edasi, see on kerge jam lihtsalt. Ja midagi, easy jam. Overguardid. Või noh, ei tulnudki overguard. No ma võtsin selle käega. Seal boardil ma läheks ikka pustaks. Ei no jaa, aga jam on preem nagu parem. Poiss 10 kuradi tõmbasid ära. Aga jam pre, jaa. Okei. Kooliks ässadega seal ainult, kunnidega. Palju ta buttonit avab, vaata korra. 100. 100 või? Jam ju. On jah? 3 pead jammiks seda. Jah. Muidugi. Loomulikult. Ma võtsin raskema tee. No. Fold. Ma ei tea. All in. Ma ei tea. Ma ei tea. See on siuke... Jam pre raisk. Jam pre, jah. Oleksime. Ma ei tea, jah. Ja viimane käsi, ässad, jess. Tira, mul on mingi käsi, mul 2 kätt kadunud minu taas räägilt vaadata. Okei, vahet me võime mingi boonuslõigu pärast teha, kui... On sul veel kellega aega? Kellega sul veel täna ajad on Mattis? Peale Laurit? Lauri ja Kaspar ka. Aga miks? Ja Rain tahtis ka teha, kui ta Maltal jõuab, aga ma ei tea, kas ta teeb. No Maltal on muid asju ka teha, ma arvan. Ma arvan ka, et ta ei tule. Imelik oleks ka ainult arutada kaistud ise tuli. Oota, vaatasid või? Ja ma vaatasin, fine, siiamaani kuni fine, muidugi. Muidugi fine. Oota, ma tahan selle ühe käe üles leida, kuradi, räägilt tahtsin teada. Ja nüüd on... See petib ja nüüd on fold. Jah. Aga kus mul see käsi on? Oota. See on mul pokerstab see käsi. Jah, ma pean panema full. Räägilt tahtsin vaadata. Üks käsi lihtsalt. Piger 109-st esimene level, aga kuradi. Ära mängi üle oma bankrolli. No ma pühapäeval mängisin. Natukene. Üritasin nalja teha, ei tulnud välja. Ma 500 euro eest sai ikka kuradi ebareaalselt vähe turniiri. 500 eurot läheb pühapäeval nagu väga kiiresti mitte jooka. Mul läks, okei, ma esimene level, aga... Ma ei defendiks seda, ma olen võib-olla liiga nipp. Ma ka ei defendiks. Viskan selle lihtsalt minema. minema. Jaa, okei, ma ei defendi seda enam. No nii, check raise, flop, ma loodan, et sa teed seda. Check raise. Check call'id, jah? Miks ma ei teinud? Check call on väga halb. Ma arvan ka. Väga halb. Väljud ka ei saa ju. Ma ei tea. Läheb edasi veel halvemaks. Noh. Siis ma mõtlesin, et... Ja siis panid ise või? Nii hea kaart, millele otsa panna. Haige vend oled. Sa lihtsalt spevid praegu turnat ära esimesel levelil. Spiu. Jaa, räige spiu. Check raise, flop. Ma tahtsingi näidata seda teile. Check fold river. Et ma kuradi enam ei teeks. Mida sa repid? Backdoor potit või? Mul mõtlesin, et kas ma paneks kunn poisiga praegu. Otsa. Tegelikult ei paneks. Ja ma ei tea. Kunn poisi sa viskaksid törnis võib-olla minema ka juba. Ma arvan ka, et sa viskad törnis kunn poisi minema. Jaa. Tere, ma ei paneks poiss 8-ga otsa niimoodi. Ei pane. Ta tankis räigelt kaua, siis ta tuli, tankis lõpuks ei teada, et talle mul ikka poiss 4 siin. Ärtud, et mul ei saa olla midagi muud. Eks oli suht haige. No ainukesed asjad, mis sul olla saavad. Vahest mastid on. 9 paar backdoor flashiga. Jaa. Kui sul oli flopis nagu 9 pihtas ja flash throw mingi 9-6 potid, mingi 9-8 potid.
Spew, jah. Väga spew. Mõtle selle, siin on see ka, et tegelikult enne Antesid ja vennad seal UTG avavad, nad avavad ikka üli tight range'i seal, ma ei tea. Ei, ma paningi ta mingi mutid pluss käe peale praegu. Et pigem kas mutid kuni vässad, et ta teeb või no võib äskunn botid ka alla vaata. Okei, aga ma panen kinni praegu video. Oli Okei. huvitav sessi. Ma teeme mingi poolest edasi, ma laen akut veits.